Tere! Minu nimi on Liina Lindström ja ma olen Tartu Ülikooli tänapäeva eesti keele professor. Ma olen keeleteadlane ja uurin eesti keele grammatikat. 2020. aastal me andsime koos kolleegidega välja ajakirja Horisont keeleteadusele pühendatud erinumbri, millest leiate mitmeid artikleid selle kohta, millega tegeleb keeleteadus ja kuidas keelt uuritakse. Koolis õpetatu põhjal arvatakse sageli, et keeleteadus tegeleb põhiliselt õigekirja küsimustega, aga see pole kaugeltki nii. Keeleteadlane püüab hoopis selgitada, miks meie keel on selline, nagu ta on, kuidas see on välja kujunenud ja kuidas seda kasutatakse. Keeleteadus ka võrdleb keeli omavahel. See on valdkond, mida nimetatakse keeletüpoloogiaks. Eesti keel on oma päritolult soome-ugri keel ning koos soome, karjala, isuri, vadja, lüüdi, vepsa, liivi ja võru ehk lõuna-eesti keelega kuulub ta soome-ugri keelte kõige läänepoolsemasse harru, Läänemere soome keelte hulka. Siin Läänemere ääres on eesti keelel olnud hulgaliselt kontakte ka teiste keeltega. Ühelt poolt on meil olnud pikaajalised kontaktid balti keeltega, kuhu kuuluvad läti ja leedu keel, teiselt poolt slaavi keeltega, kuhu kuulub tänapäeva vene keel. Ajaloo käigus on meil olnud tihedad kontaktid ka germaani keeltega, nagu näiteks saksa, alamsaksa ja rootsi keelega. Kõik need keeled kuuluvad Inde-Euroopa keelte hulka ning kontaktid nende keeltega on toonud meie keelde hulgaliselt Euroopa keeltele omaseid jooni, mida teistes soome-ugri keeltes ei leia. Teiselt poolt on eesti keel säilitanud hulgaliselt vanu soome-ugri keeltele omaseid jooni, mida jälle Inde-Euroopa keeltes eriti ei leia. Selles Horisondi erinumbris on minu kirjutatud artikkel, mis on eesti keeles erilist ja selles esitasin ma rea selliseid grammatilisi jooni, mille poolest eesti keel võib võrreldes teiste keeltega eriliseks pidada. Need jooned on eripärased võrreldes eriti just suurte ja tuntud Indo-Euroopa keeltega, näiteks inglise, prantsuse või hispaania keel, aga ka laiemalt võrreldes teiste maailma keeltega. Need jooned on kindlasti keerukad ka eesti keele õppimisel ja õpetamisel. Toon selle kohta mõned näited. Häälduses on eesti keelel omane suur vokaalide ehk täishäälikute rohkus. Meil on 9 täishäälikut. A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü. Vaid umbes kolmandikus maailma keeltes on üle 7 vokaali. Paljudes on ainult 3-5 vokaali. Näiteks hispaania keeles on 5 vokaali A, E, I, O, U. Võite vaid oletada, kui palju nad peavad eesti keelt õppides vaeva nägema, et vahet teha ja õppida hääldama meie 9 vokaali. Ja kui sõlme läheb nende keel, kui nad peavad veel hääldama meie kõiki 36 vokaali ühendit ehk diftongi, näiteks sõnades õun või päev või õine, või siis mõnes sellises sõnas, mis koosneb ainult täishäälikutest. Näiteks tore näide on õueaia. Teine nähtus, mida eesti keeles on palju, on käänded. Neid on eesti keeles vähemalt 14. Maailmakeeltega võrreldes on käänderohkus pigem haruldane nähtus. Käänderohkus on eesti keelele ühine joon just teiste soome-ugri keeltega, näiteks soome või ungari keelega, kus on ka väga palju käändeid. Käänded annavad edasi suhteid sõnade vahel ning kinnistunud või üldistunud tähendusi. Näiteks kaasa ütlev kääne, mis on eesti keeles kõige noorem kääne, annab edasi nii kaasasolu, näiteks läksin emaga poodi, kui ka vahendit, läksin autoga poodi. Lisaks käänetele on eesti keeles veel kaassõnad, millel on sarnane funktsioon. Vahel võivad kaassõnad väljendada sõnadevahelisi suhteid täpsemalt kui käänded. Näiteks lauses, laual on 3 jalga, on 2 tõlgendust ja arvatavasti neist esimene tuleb meil kõigepealt pähe. See segadus saab võimalikuks tänu sellele, et eesti keele alalütleval käändel, siin lauses siis laual, on mitu funktsiooni. See märgib nii kohta kui ka omajat. Kui tahame segadust vältida, võime kasutada kaassõna peal. Laua peal on 3 jalga. Kaassõnade kasutamine on iseloomulik just Indo-Euroopa keeltele, kus käändeid on vähe või pole üldse. Käänete ja kaassõnade kombineerimine võimaldab eesti keeles aga väga rikkalikult ja väga nüansitäpselt igasuguseid tähendusi välja tuua. Keeletüpoloogias on eesti keelele kõige
kuulsam joon, kahtlemata 3 vältepikkuse eristus nagu kala, kalla, kalla või sada, saada, saada. Kui sarnase nähtuse algaid mõnes keeles veel maailmas on, näiteks kas või sugulaskeeles, inarisaami keeles, siis eesti keeles on 3 välte eristamine väga süsteemne ja puudutab keele keskset osa, nimetava, omastava ja osastava käände eristust, mis omakorda mõjutab kogu lause mõistmist. See võib tunduda keeruline, aga toon ühe näite. Näiteks sõnast mets on omastava käände vorm metsa ja osastava vorm metsa. Neid eristabki ainult välde. Emakeelena kõnelejatel me teeme neil kuulmise järgi hästi vahet, aga ei märgi seda erinevust kirjas, vähemalt mitte nendes sõnades. Aga kui me kasutame sõna mets lauses sihitisena, eristavad omastav ja osastav kääne seda, kas lausega väljendatav tegevus on lõpetatud või käimasolev, kas sihitis on täielikult või osaliselt tegevusest mõjutatud. Näiteks on väga erinevad olukorrad. Traktor võttis metsa maha või traktor võttis metsa maha. Tegevus on küll sama, aga tegevuse tulemus ei ole teises lauses üldse nii selge, sest tegevus ei ole lõpetatud. Neid olukordi eristab omavahel vaid sihitise kääne, mis on kas omastav või osastav ja see omakorda on seotud vältega, omastavas käändes teine välde, osastavas 3. välde. Siin on välteeristus seotud eesti keele üsna haruldasent olulise joonega, sihitise käändevaheldusega, mis eristab tegevuse aspekti, lõpetatud ja lõpetamata tegevust. Võite vaid kujutleda, kui keeruline on eesti keelt võõrkeelena õppijal neil vahet teha. Need on vaid mõned näited, mis on eesti keeles erilist. Kui sukelduda sügavamalt keele sisse, leiab neid näiteid palju enam. Aga eesti keeles on ka selliseid jooni, mille poolest eesti keel on pigem väga tavaline keel. Näiteks see, et meil ei ole grammatilist sugu, nagu on vene või saksa keeles. Keeleteadus tegeleb igasuguste keelejoonte analüüsiga, võrdleb keeli, analüüsib keelte ehitust, kasutamist ja tähendusi, mida keeleüksuste kaudu väljendatakse. Selles on väga palju universaalset, aga väga palju ka keelespetsiifilist. Iga keel on oma olemuselt unikaalne. Eesti keel pakub kindlasti meile kõigile veel palju avastamisrõõmu. Pangem siis hoolsalt tähele keelt enda ümber.